politsei meenutas mulle, et kui me filmisime esimest filmi Angelina, siis me tegime vaata selle tulekahju või selle nii-öelda lõkketseeni, et justkui minu pintsak jäi kuskile tule sisse on ju, ja siis nagu kõik arvasid, et äkki ma põlesin ära ja siis ma kõndisin sealt tagant nagu ära. Aga kui me seda kustutama hakkasime, siis seda kustuti nagu pulbrit lendas kuidagi nii palju. Ja ma ei mäleta, kas see oli enne kustutamist ja pärast kustutamist, ühesõnaga see äratas nagu politsei tähelepanu ja politsei tuli nagu sinna. Ja siis meil oli nii palju jultumust ja me olime nii väsinud ja see oli nagu esimene kogemus mingi öösel vaata. Politseiga. Me olime nii väsinud, et me läksime politsei juurde ja me tahtsime seda ära filmida, see kuidagi venis. Ja ma ei mäleta, kes, see võisin ka vabalt mina olla, läks politsei juurde ja enam-vähem ütles niimoodi, et ärge nagu autoga siia praegu. Ma mäletan seda hetke nii eredalt. See oli mingi kell 3, kell 4 öösel nagu täiesti taina peaga vaata ja see oli huvitav ja ei tulnudki mingi pahandust nagu. Mõistlik. Tullid Huvitav, kas neil nagu on ka nagu see, et nii 21. oktoober, et Kaadri filmifestival, et ja anarkia. Keegi viskab poe akna sisse. Sealpool. Jah, märul. Mingi nokk tuleb. 3, 2, 1, võta! Varsti mingid ennad hakkavad kuritarvitama kaamera kätte. Võtke kõik! Ja stopp! Nii, aga ma küsin siis sihukese küsimuse meie filmide kohta. Me oleme teinud tänaseks 11 filmi või? Ei. 10 filmi oleme Kaader on 10 aastat kestud. 10 filmi teinud, 1 aasta tegime 2 filmi. 1 film oli Kaadri näo otsimise kohta. Oli jah. Mis seal toimus 2 sündmust, mis ei pidanud toimuma. Tegelikult algse plaani järgi. See oli too aasta, kus me enam-vähem mõtlesime ette midagi. 2 sündmust, mis ei ole toimunud. Võin ühe ära rääkida. Sa räägid ühest konkreetsest videost või? Ühest, mis me tegime Kaadri näo otsimise film. Kaadri näo otsimise. Ja, siis anti Randole minu meelest teatepulk auväärt üle ja Randost sai peakorraldaja. Siis oli üks nendest 2 sündmust toimus, mis ei oleks pidanud toimuma. Üks oli see, et ma peaaegu kandsin oma Berlingsi maha. Jah, oli jah. Teine sündmus oli filmi lõpus näha. Ma loodan, et äkki... See, kui sa... Jah. Seal toimus üks asi, mille tõttu ma pidin Kenile näpud kurku pistma. Mida Ken jõi ennem seda, kui ma talle näpud kurku pistsin? See oli koolimatus. Ei olnud? Jah. See oli koolimatus. Verse. Koolimatuse filmis. See oli too sama aasta, kui me... See, kus ühe kaadriga oli tehtud Sixiga, vaata Siim Andres Brockil lõigati habe ära. Ja. Okei, see oli see film. Aga mida Ken jõi, mille tõttu ma pidin talle näpud kurku vist? Mäletan seda storyt, aga see mingi dosool või? Eeter, kus te saite? Bensiini, Ei olnud. Siis oli... Kangem või? Kangem. No, ütleme niimoodi, et ma ei oleks pidanud talle näppu kurku pistma, pärast lugesin. Aga see ma pistsin, jumala eest, sõber hädas, ikka panen näpud kurku. Ma ei meenuta välja. Mis see oli? Ei no Patrikul oli tegelikult õigus, Ken jäi bensiini. Oligi nii. Aga ei kindlasti mitte. Ken jäi bensiini, aga ma ei mäleta. Ei, me tõmbasime sealt. No ja imed välja ja käisite varastamas. Muruniiduki kütust. Siis oli küte nii odav. Ken pidi imema seda. Päris julm ju. Kus kohast? Muruniiduk, Andres Poki muruniiduk. Panime turki. Töraka. Täitsa pekk. Ja siis Rapla epast mõnest autost ka võib-olla. Aga neid ootamatuid asju on ikka ju juhtunud, sest ma mäletan, et meil oli ju üks äkt, kus üks kaskadöör hüppas ju Matist ühe mööda, mitte väga madalalt. Mingi teise korruse foyeest hüppas ju alla. Oota, ja siit küsimus, kus see juhtus?
Vesiroosi Hirve- kuradi vestibüülis. aga nagu ei, aga vaat see on kohe hea näide, vaata, et poisid tulevad, teevad vist esimest aastat filmi ja noh. ei, Teist- see oli teine, see oli see, teist kui saltoga hüppasin trepist alla, no vaata. jaa, ja siis kohe See hakkavad oli seal ka päris tegema aeg. mingeid kaskadööri kui trikke. kukerpall kästi tuleb välja päris ja hea. ja näed, rohkem pole kaskadööri kasutatud. Vaata, ma läksingi, minu vorm läkski roosta sellepärast, et lihtsalt Üks vend surnuks peab ennast. ma tahtsin öelda, et minu vorm läks sellepärast roosta, et film ei nõudnud enam väga siukseid kiireid ja äkilisi liigutusi. Tuli mugavustsoon. ja sealt algaski allergia. Tegelikult on ikka haige seikluselt ju, tegelikult on iga see aasta on ikka ebareaalne seiklus ju. See, mis sa planeerid ju väga ei, noh, siis tuleb jälle keegi ütleb, kuule, meil läks midagi katki, saate tulla mingi kuskile, siis sa oled tunde kuskil, ma ei tea, tõmbad kellegi berlingot kuskilt vallist välja, no kogu aeg nagu see neelab seiklustesse. jah. Ja ikka ma ei saa aru, miks me seda teeme. ei no tore on ju kokku saada. Kord aastas. Seda küll, jah. Aga jah. Ei no Ergo ja Sanju elavad põhimõtteliselt koos. Ei, seda ma ei tea, miks. Ta on nüüd Dubais. Ostis oma naftapuuri. on, õigel ajal. Nafta sai seal otsa, need hinnad kukkusid, vaata, puuri hinnad kukkusid. Täiega võimalus. Käib ja pumpab. Imeb maasest välja. Aga ei, vahva, jah. Ma arvan, et Rando ootas meid palju rohkemat, kui me täna oleme talle pakkunud. Perse oleks pidanud küll Jürgeni kutsuma. Mis vennad need on? Aga ma ei saa aru, miks me ei olnud 24 tundi nagu ärku oli, siis me ei teinud seda. Jah, ega siin on, oleks üks ainukese võimalus. ei no siis on pühapäeval uuesti, noh. Ei ole võib-olla. Laupäeval uuesti. Lükkame seda kaadrit edasi. Võiks jaa, see tuleb alati iga aasta liiga vara. Jah. See kuidagi nagu, jälle, oleks veits hiljem vaata, siis võib-olla ei oleks seda. Miks me üldse enam arvestame mingi koolilastega? Ei tea jah, miks me oma festivali ei tee? Mina ka aru ei saa. Jah, suuremas saalis. Mis selle festivali nimi oleks siis? Marveli castingud. Vanurite filmifestival Kaader. Kas te mäletate üldse, milline oli Kaadri esimene nimifilm või? Kas need toolid vaata ajasid üksteist taga? see oli see stop motion film. Minus see ei olnud esimene. Ei, ta ei olnud vist esimene, Jaa, aga aga ta see oli jõudis siuke- nagu ülikaugele. See oli vaata seal millega- hommikutelevisioonis. See siuke nagu nimifilm, vaata sellel. Võib-olla oligi. Võib-olla Kaadri oma oli, toolid oli Essa, aga Ossul oli seal midagi muud ka. Oli või? Kindlasti. minu meelest see tool oligi seal Ossudel, ei olnud. See oli juba Ossu, või veel Ossu. Arutame midagi, mida me Sellepärast, et siis käisid ju need, kes need eestvedajad olid tollel ajal, käisid nende jänese kostüümides seal hommikutelevisioonis saate rääkimas sellest. Raimond ja Raimond, jah, kes see veel oli? Üks oli veel. Maili siis. Ei, Maili, ma ei tea, kas oli. Maili on ju Kaadri nägu ju. Jah. Nii. Ja ta ei võinud olla. Ei olnud minu meelest. Madis oli küll, aga seal oli üks noormees veel, kelle nimi on jäänud ajaloo nendesse ürikutesse. Jah, kahjuks jah, tekkis see tulekahju ja. Lõpikuid pole, me ei teagi. See oli. Täpsustuseks ütlen jah, et 2006 aastal esimene kaader ja tool oli Mitu tooli oli? Aga see oligi siis ikkagi Kaadri ajal. esimene kaader, jah. Esimene Kaadri-film oli toolid. See oli siis Grand Prix pikalt nagu võitjane. See oli, ma võin öelda, peaauhinnaks oli suur sepistatud kaamera. Grand Prix. Klassik. Vau. Aga mis... Kaaluvad palju paide või? Ma pole kunagi ühtegi katsuda saanud. Ei ole või? Muidugi. Te olete võitnud? Ei ole ühtegi võitnud. Mis moodi? Te olete iga aasta võitnud. Iga aasta, kui meie pole võitnud, olete teie võitnud. Ei ole. Siis on Laapin võitnud. Ei, päriselt või? Laapin on võitnud ja teie olete võitnud, aga meie kunst... See on rets raha, see auhind. Ega see on päeva lõpuks nagu Lennoni värk vaadata. Selles mõttes, aga neid kuradi see Grand Prix oli meie ei olegi rändkarikas. Ainult siis. See ei ole rändkarikas, iga aasta on uus ja see on nagu, see peaauhinna raha on jõhker, sest rauahind on praegu nii kõrge. Ausalt, see on räme raske. Mis nii kõrge? Nagu esimeste nende filmide ajal, mul polnud veel autolube, ma läksin jala koju. Oli seda koormat veel õlgadele vaja. Vaata, kui väike said ka, jah? Sellepärast ongi viimaste aastaste auhinnad olnud klaasist. Jah,
et Pole lihtsalt raua väärtust ei oleks peaasi. Pole rauaraha. nüüd on load, aga nüüd ei tohi nagu sõita enam peale seda Jah. märulit, mis seal toimub. ega see külmrelvana võis juba arvesse minna küll, jah. Ja, julgelt. See on päris hull, jah. Aga no, ega siin päeva lõpuks ei olegi midagi teha. Kui ma jalga läbi selle laua ei tohi lüüa, siis ega me hakkame lõpetama vaikselt. Võiks jah, Ja, ega ma arvan, võtame head tõuksid ja sõidame koju nendega. käime rehvikeskuses ka läbi ja Jah, paneme tõuksidele talvest likid alla. Suunad oled teada. Rehvid on nii head, et neid ei peagi vahetama enam mitte kunagi. Vastad ühe korra. Vana meelitab, vaat. Kaugem nurga mehed. Michelile on ju vaja ju. Pühapäeva hommikul siis, käige laupäeval ennem kaadrit, käige tehke endale seal ülevaatus ja kuradi pange endale uued rehvid alla. Korraldasime kunagi seda skatepargi üritust. Punane moos või? Jah, Punane moos. Red Jam'i jah, ja siis me saime voolu nagu Agomerest ja Agomer oli justkui sponsor, siis vooluga olid Agomeri sildid, värgid, särgid nagu. Ja siis me vedasime 16 ampere jõuvoolukaabli üle selle nagu tee sinna skeiti, vaata. Aga me pidime tegema selle kaabli jaoks, kuna see oli renditud kaabel, siis me pidime tegema selle kaabli silla, vaata nagu nendest. Aga me klopsisime kodus kuidagi kokku niimoodi, et sealt millegi pärast nagu peale mingit ülesõite hakkasid naelapead välja tulema, vaata. Ja siis Agomerin põhjatagi talli, et ülija sponsorship, vaata. Meie aga lõhume rehve. Me oleme ilmselt see Red Jam on nii vana, me räägime juba asjadest, millest enamus meie võistlejad, kaasvõistlejad. Ja skeidinimesed pole õrna. Eale see ei tea. Vert oli ju kunagi skeidi asemel, vaata, ainult vert ju.